Tere head kuulajad, kuulamaks järgmist osa meie podcastis sarjast Targa Tehnika Kodu. Minu nimi on Kristjan Ruusamäe ja olen täna kutsunud endaga siia vestlema soojendus- ja kliimaseadmete tootejuhi Ahti Võime. Tere ka minu poolt. Nimelt, miks me soojenduse ja kliimaseadmetest räägime, on lihtne põhjus, et Vihuri osaühing on algust tegemas meie jaoks uue tootegrupiga ja kindlasti vajaks see ka tutvustamist laiemale seltskonnale või laiemale kliendibaasile ja kuidas seda paremini teha, kui alustame algusest ja räägime need põhilised asjad läbi, et kui meie kodulehel surfates mõni asi uudsena tundub, et siis ei tuleks ka ehmatusena, et siis on sellele nii-öelda jutt ka juurde räägitud. Aga Ahti, alustame nagu ikka algusest. Eberspächer, ütleme siis brändi või korporatsioonina, et millega tegu on? Eberspächeriga on tegemist siis äärmiselt vana saksa perefirmaga, mis sai alguse juba aastast 1865 ja sellest ajast saati on siis tegeletud erinevate tööstusharudega Lõuna-Saksamaal ja üheks tänapäeval juhtivaks tööstusharuks on siis igasugune automotive tootmine. Sinna alla kuuluvad heitgaasisüsteemid, erinevad metallilahendused ja elektroonika ja autonoomsed soojendid. Nende soojendite poolega nii-öelda on võib-olla see osa, millega meie nagu tihedamalt tegeleme, et kõike seda autoelektroonika poolt ilmselt vähemalt esialgu mitte. Jah, see on selline OEM kliendi tarbeks mõeldud asi, ehk et Eberspächer on üks Euroopa kõige suuremaid autotootjate tavatarnijaid siis, kes tarnib neile autoaju elektroonikat ja heitgaasisüsteeme. Et nii sõiduautod kui ka veoautod ja erinevad siis sõidukiklassid. Ehk siis tavatarbijale nii-öelda lahti seletades või tavainimesele lahti seletades, et tegelikult täna, kui uue auto siis klient tarbija ostab, siis päris suure tõenäosusega ja seal peal on ka siis eelsoojendis, mis on justkui tehasest paigaldatud, siis suure tõenäosusega on see Eberspächeri toodetud. Sõltub muidugi kaubamärgist, eks ole. Sõltub kaubamärgist ja sellest, millisest tehasest ta parasjagu koostatud on, aga näitena võime tuua siin Volkswageni grupi sõidukid, mille puhul on siis pool autoelektroonikat, erinevad juhtblokid ja seadmed ja kogu tema heitgaasisüsteem. Näiteks välja arendatud sellised asjad nagu mürasummutussüsteemid Audidel, mis on siis heitgaasisüsteemid sellised keerulisemad, kus on heitgaasisüsteemi sees on kõlarid, mis summutavad mootorimüra ja siis ka lisasoojendid, eelsoojendid diiselmootoritel ja lisavarustusena siis, tehase lisavarustusena siis kindlasti ka bensiinisõidukite lisasoojendid. No just, et tegemist väga väärika ja kindlasti ütleme siis suure tegijaga maailma mastaabis just omas soojendiste grupis ja meil on nagu hea meel, et saame uue tootegrupiga ka meie ettevõttes ja ka Eesti tarbijale nagu alustada, et võib-olla mõne sõnaga sellest ka, et kus see Eberspächer meie tootegruppi või Vihuri Eesti tootegruppi nagu jõudis, et Soomes on väga pikk ajalugu, ma olen aru saanud, et Soome Vihuri siis oma olemuselt veidi sarnane Eberspächerile, et samamoodi ju väga vana perefirma ja 60-ndatel hakkas Vihuri Soomes tegema koostööd Eberspächeriga ja hakkasid tarnima siis esialgu väikseid õhksoojendeid Soome. Tänaseks päevaks on Vihuri olnud siis 50 aastat olnud koostööpartner. Et ja siis loogilise sammuna, kui Vihuri OÜ Eestis toimetab, siis on ka see Eberspächeri
kaubamärk üks nii-öelda laienemise samme või siis tuua nagu ühe katuse alla mõned ankurbrändid, millega Soomes on tegeletud. Aga me mõne sõnaga rääkisime tegelikult Eberspächerist üldse, aga seal ei ole ainult soojendid, seal on ka kliimaseadmed, seal on erinevad võimsusklassid, elektrisoojendid, et see tootevalik on nii lai ja võib-olla enne, kui me nende tootevaliku juurde lähme, siis võib-olla klassikaline küsimus, et räägime ilmast, et jaheaeg, külmaeg, sooaeg, et miks seda soojendit üldse nagu tarvis on või kes siis need soojendite tarbijad võiks olla? No ilmast rääkides on Eesti puhul kaks äärmust. Et meil on 6 kuud seda kehvemat suusailma ja siis 6 kuud sükest natukene paremat suusailma. Et 4 aastaaega on meil küll kalendris, aga tegelikkuses on siis ütleme, kui MHI seda tabelit vaadata, on meil 9 kuud sükest niisket, külma, pimedat ja ebameeldivat aega ja 3 kuud suvekuud siis, mis on natukene enam-vähem, kui nii võib öelda. Ja vastavalt sellele on siis meil tegelikult ka vajadus oma keskkonda, oma töökeskkonda või elamiskeskkonda või siis vaba aja veetmiskeskkonda kas siis juurde kütta või siis suvel jahutada. Ja ega sarnaselt, ütleme, kogu seda parasvöödet maailmas vaadates kõige rohkem nagu inimesi meil elab meiega sarnaselt, siis seda on üle maailma on võrdlemisi sarnaselt on nagu seda nii ilmastikku kui siis ka seda, et milliseid lahendusi on vaja kasutada selleks, et inimestele tagada mõistlikud töö ja muud olme tingimused. Eberspächeril on seinast seina seadmed, on ekstreemselt külmade olude jaoks olemas lahendused ja on ekstreemselt palavate olude jaoks olemas lahendused. Ja hästi lihtsa näitena saamegi tuua siis võib-olla näiteks transpordifirma, kes tegeleb Põhja-Norrast kala tarnimisega või siis mingisuguse muu kauba liigutamisega Lõuna-Euroopasse. Sõidab sisuliselt läbi terve kliimavöötme ja kõik temperatuurid. Kõik ilmad näed sa ära nagu selle 2000 kilomeetriga. Et hästi tüüpiline veokijuhi kirjeldus ongi selline, et tulin põhjast, seal oli miinusöösel, oli auto jääs ja kui ma sinna lõunasse kohale jõudsin, siis seal on kogu aeg ainult särgiväel olemine. No just, et seal ütleme nii juhi mugavuse kui ka kauba tarne seisukohalt on oluline, et nii soojendus kui jahutus töötaks ja nagu ma olen aru saanud, siis ega mõnes Lõuna-Euroopa riigis on see lausa nagu päris rangelt reguleeriruleeritud, et millega sa tohid sõita ja millises siis seisukorras peab see haagis või kaubaruum nagu olema. Ja, tänasel päeval on see kindlasti, et on kauba eest vastutamine on väga suur ja teine asi on siis töötajate ohutuse ja ütleme maanteede ohutuse eest vastutus on väga kõrge, mis tähendab seda näiteks vedajate puhul siis, et kui sul on soov vedada kaupa või inimesi kuhugi lõunaregiooni ja Euroopas ja on suvine aeg, siis kontrollitakse reaalselt piiri peal ja erinevates puhkekohtades seda, et kas masinatel on peal seisujahutid selleks, et tagada siis normaalne töö- ja puhkeaja nõuete täitmine juhtidel ja kui ei ole, siis on lootust saada trahvi ja osades riikides ka kuni sinnamaani välja, et kästakse piiri peal ots ringi keerata. Et meie regioonis on see selline osa küll leebem, aga mis see tähendaks seda, et suvel, kui väljas on 32 kraadi sooja ja keegi peab selles veokis oma ette nähtud puhkeaega veetma. No eriti mugav ei ole, ütleme nii, et see on nagu kilukarbis olemas, või ütleme päikse käes küpsed seal karbis, et võid küll särgi peale võtta, aga seal läheb üsna kiiresti üsna valavaks.
et see on seal enam kui kindel. Aga noh, eraisikud tihtipeale nagu seda poolt võib-olla ei hoomagi, on ju, et mis seal tegelikult autode või siis jah, kaubaruumide peal, et eraisikutele kindlasti on niisugused sõiduautode lahendused, siis noh, kuhu veel saab panna, on ju igasugused matkaautod nii-öelda matkamiseks, erinevad off-road masinad ja nagu tegelikult ka, mida Soomes hästi palju läheb, tulenevalt sellest, et neil on hästi palju vett ja järvi ja hästi palju paadikasutajaid, on ka paadiäri ja erinevad muud ütleme siis jahid ja lõbusõidumasinad seal vee peal, et tegelikult on ju tootevalikus kõik lahendused olemas. Jah, et soojendite koha pealt näiteks, kui nüüd võrdluseks tuua, siis soojendite oma suuruselt on ju väga väikesest kuni võrdlemisi suureni, ehk et 2 kilovatist kuni standard soojendi 35 kilovatiseni lahendused olemas, mis tähendabki seda, et kui me räägime näiteks lõbusõidulaevandusest, et siis sellest kõige pisemast väikese kajutiga, võib-olla ühe magamiskohaga pisikesest lõbusõidupaadist kuni suurte jahtideni välja kasutatakse neid soojendeid ja samuti ka tegelikult töölaevad kindlasti. Maa peal sõites sarnaselt, et üks siukseid prominentsemaid ja võib-olla eksklusiivsemaid näiteid võiks olla meie 4x4 seiklejad, et nende Siberis käigu sõidukitel olid samamoodi ju õhksoojendid lisaks veel, et puhtalt siis mitte mugavuse pärast, vaid konkreetselt selleks, et mitte öösel surnuks külmuda, on ju. Ja samamoodi võib siis kämperite puhul rääkida sellest, et seal on erinevaid lahendusi, mis toimivad leebetes oludes ja siis on lahendusi, mis toimivad ekstreemsetes oludes, et olenevalt, kuidas inimesed soovivad oma seda tehnikat kasutada. No just, et see ampluaa on päris lai, et no ütleme, kui vaadata, kes võiks meie kliendid olla, on, et siis tegelikult kõik, kellel vähegi külm on autoroolis või mingi seadmega kuskil töötades, oled sa metsas või traktori peal, sul on võib-olla pole mingisugust soojendust ja nii edasi, et see on päris lai valik ja noh, edaspidi kindlasti saab neid tooteid kõiki meie käest soetada, et kui jah, mainisin juba neid metsa- ja põllumasinaid, et siin on ka kõik muud tööseadmed, on ju, laevad, rongid ja ütleme bussid, töökodad nii-öelda nagu meil endalgi ringi liiguvad, et ka need on nagu mõistlik soojendusega nii-öelda varustada, et teatud töötingimuste juures. Aga läheme võib-olla natukene edasi sellest, mis on või kes need tarbijad on, et milline soojendi kuhu sobib, et ega olen minagi nagu neid termineid kuulnud, õhksoojendi, vesisoojendi, et mis on need põhilised erinevused ja mis siis kuhu võiks sobida? Üks selline hästi kitsas ring tarbijatest on kindlasti eraisikud ja nende sõidukid, kelle puhul me räägime tavaliselt eelsoojendist kui sellisest, on ikkagi vedelik eelsoojendi sõiduautodel. See sõiduauto klass võib olla pisikesest Ford Fiestast kuni suure Land Cruiserini või siis ka ütleme jah, mingite minibusside ja selliste asjadeni välja, aga üldiselt me räägime seal väikesest vedeliksoojendist, mis soojendab sõidukite jahutusvedelikku, mootori jahutusvedelikku ja sealt omakorda võetakse siis läbi salongi ventilaatori see soojus salongi. Tänasel päeval on ütleme soojenditootjate ja ka sõidukitootjate põhifookus siiski sellel salongi soojuse tagamisel, kui me räägime nüüd tavatarbimisest, ehk siis eratarbijad ja mugavustarbijad, on ju. Kui me vajame nagu seda tunnet, et meil oleks normaalsed tingimused ja et meil oleks turvaline nagu opereerida oma sõidukiga, et aknad oleksid sulanud ja miski ei jäätuks mulle pihku, kui ma rooli istun, siis tavaliselt me räägime seal vedeliksoojenditest.
Edasi on see, et kui me räägime kommertskasutusest või siis ka näiteks pikaajalisemast küttest, siis tihtipeale on väga suureks mõjutajaks kindlasti ökonoomsus ja ökonoomsust saavutatakse ikkagi madala kütusekulu ja madala elektritarbe pealt, et see tähendab siis seda, et meil on vaja mingisugust seadet, mis suudab rahulikult töötada, hoida temperatuuri ja selle juures kasutada võimalikult vähe kütust ja võimalikult vähe elektrienergiat, mida meil on vaja siis sõiduautode või veoautode või rongide või busside või mille iganes peal akude pealt võtta. Ja see tähendab siis õhksoojendit. Et õhksoojendite üks hästi suur pluss ongi see, et tema voolutarve on madal, tema kütusekulu selle ütleme sooja võimsuse juures, mida ta suudab anda, on väike ja ta annab selle soojuse otse ja hästi kiiresti meile kätte. Üks kõige vanemaid ja tuntumaid agregaate, mille pealt võiks nagu näidet tuua, on siis kunagine Põrnikas. Ja just see maailma enim müüdud auto. Ja, et tema iseloomuks või eripäraks oli siis see, et mootor oli taga, mootor oli õhkjahutusega ja salongi sooja ei tulnud. Ja Eberspecher oli siis see, kes järgsel ajal töötas välja esimese väikese õhksoojendi, mis oli siis umbes 2 kilovatise võimsusega ja sellest piisas, et see Beetle soojaks saada ka talvistes tingimustes. Ja vastavalt siis sellele soojatarbimisklassile ütleme siis, et kui teil on jutt sellest, et vaja oleks ikkagi 10 ja 10 kilovattides sooja, siis on ratsionaalne kasutada lihtsalt väga võimsaid ja suuri vedeliksoojendeid. Näitena võib tuua Eestimaa peal ringi sõitvad oranžid rongid. Et nende peal on samamoodi, on vedeliksooendid, mis on sellised 30 ja 30 kilovattised, 35 kilovattised ja seal on neid kohe mitu tükki. Ja need on siis mõeldud selleks, et tagada salongi soojus ja et tagada näiteks ka nende peamasinate siis töötemperatuur, ütleme, töötemperatuuri vahemik. Mõistlik sükene hoida neid tema enda omadusi nagu vaos, sest see on ka kindlasti mariine puhul tänapäeval see, millest tuleb rääkida, et kui vanasti olid harjunud sellega, et mootoritelt võis võtta lisasoojust, et sellega siis salongi kütta, siis tänapäeval on jäänud väga vähe suuri mootoreid, mille pealt tohib seda lisasoojust maha võtta, sellepärast et mootorid on nii ökonoomseks aetud. Ja seal ei ole midagi võtta. Midagi ei jää järgi enam, jah, põhimõtteliselt kogu see energia läheb tööks ära ja siis kui sa talt nagu seda soojusenergiat veel vähemaks võtad, siis see reaalselt kahjustab tema sisemust. Eluiga väheneb sellega. Aga üks küsimus, mis mul vahepeal korra mõttekäiguna tekkis, on see, et vähemalt Eesti tingimustes on selline levinud müüt, et eelsoojendust on kindlasti vaja just diiselautole, et tavaliselt, et bensiiniauto läheb kiiremini soojaks, et on see nii või on see hoopis vastupidi? Tehniliselt on tänasel päeval on tegelikult sõidukitootjad liikunud sellist teed pidi, et see võibki olla, ütleme, väga paljude sõidukite puhul hoopis vastupidi. Et erinevate elektriliste lisakütte lahendustega varustatud diiselsõidukid võivad näiliselt minna isegi kiiremini soojaks kui tänapäevased mikromootoritega bensiinisõidukid. Et downsizing on jõudnud igale poole liitrised mootorid ja 0,8 liitrised mootorid. Ja näidetena võimegi tuua on jälle siin kas näiteks suur universaalkerega peresõiduk, millel on siis 1 kuni 1,4 liitrine bensiinimootor. Et iseenesest isegi armatuuris võib temperatuuri näidik hakata juba täitsa mingeid numbreid näitama, aga selle salongi üles soojendamiseks ei jätku seal energiat. Ja siis ongi see, et põhimõtteliselt pool autost on võib-olla leige, ülejäänud auto on täiesti jääkülm ja seda
ei ole ka vahet sellise suuruse juures, et kui palju sa siis sellega sõidad, kas sa sõidad veerand tundi või pool tundi või tund aega, see saba ots lihtsalt soojaks ei lähe, kuna sellest soojusenergiast ei jätku. No just, eriti talviste, nii palju kui meil seda talve on, aga just talvise otsa peal kuskil tagaistujatel on külm. Kütuste koha pealt on ka lihtne ütelda, et diiselsoojendid ja bensiinisoojendid ja need sõidukid, mis kasutavad siis erinevaid gaasilahendusi, siis üldjuhul need on paralleelselt ka varustatud ju bensiinikütusepaagiga, ehk et CNG autod ka nendel kasutatakse väga edukalt eelsoojendit ja seal on väga suur point sellel, sellepärast et tavaliselt neid masinaid külmades tingimustest käivitatakse niikuinii bensiinikütuselt ja mida kiiremini on suuteline see süsteem ütleme viia selle mootori normaalsele töötemperatuurile, seda kiiremini saab ta ümber lülitada siis gaasi peale, et olla siis keskkonnasäästlikum ja ökonoomsem, jah. Eks see keskkonnasäästlikkus ongi tegelikult kõigil ka suurematel diislitel ja kõigil muul masinatel nagu võrdlemisi oluline osa, sest siin paljudel Euro 5, Euro 6 masinatel on ikkagi esimesed 10-15 minutit tegeleb mootori elektroonika põhiasjalikult sellega, et need järeltöötlusseadmeid ja süsteeme üles soojendada ja sinna kulub väga palju kütust ühelt poolt ja teiselt poolt väga palju siis tema tegelikku mehaanilist kulu, mis tekib ka just sellel ajal. Miks nii-öelda vältida külmkäivitust on ja. Et järgmine küsimus võib-olla ongi, et ilmselt see kasu selle soojenduse kasutamise juures tulebki sealt külmkäivituste arvelt või on seal mingi teine loogika, et kus see kasu ja kulu tasakaal nagu on, et miks seda soojendust nagu paigaldada endale? Tehniliselt kuni teatud ajani me kõik arvasime seda, et ütleme, külmkäivitus mootoritele on ekstreemselt valulik ja see käivitamine jäätunud mootoril näiteks või lihtsalt ka alajahtunud mootoril on talle väga halb. Tänasel päeval tänaste õlide ja tänaste mootori tootmisnormide juures on näidanud nii sõltumatud uuringud kui ka meie enda testid tegelikult seda, esialgne mehaaniline kahjustus või mingisugune selline, ütleme stardifaasis külma käivitus ei ole tegelikult probleem. Aga see, mis pärast seda toimub tänu sellele keskkonnasüsteemide toimivusele ja siis ka see koormus, mille me anname nendele mikromootoritele, vot see on nagu probleemiks ja siis on mure see, et kui sul kogu ülejäänud peamasin siis nii-öelda ei ole normaalsel temperatuuril ja sa kahe jalaga gaasipedaalile tallud, siis ta saab väga kiiresti haiget. Ja kasust, kui me räägime, üks tüüpiline minu töö, mis on varasemalt olnud näiteks autobaasidega ja siis erinevate ettevõtetega on siis see, et rääkida sellest kulu versus kasu nagu just siis punktist või tasuvuspunktist või tasakaalust. Jah, et üks asi on ju ajaline mõõde, et kui mina pean hommikul minema ja oma tööbussi aknaid kraapima või seda soojendama või oma traktorit eelsoojendama või midagi tegema taga enne, kui ma saan tööle asuda, siis see on kõik tööaeg, mis kulub. Ja kui ma teen arvutusi ühe hooaja peale, siis halvemad näited siin on olnud sellised, et mehel kulub näiteks mõne suurema töömasina siis soojendamise peale näiteks 100–180 töötundi ühel hooajal puhtalt selleks, et teda töökorda nagu seada alguses. Kui sa selle arvutad ümber nagu sellele hinnale, mida ta sinna siis nagu kulutab, siis see on nagu päris suur kulu. No just. Ja siis inimeste puhul, kes on lihtsalt väga hõivatud näiteks või kellel on väga palju asjaajamisi, mis on alati ajakriitilised. Lihtsa näitena toome näiteks linna vahel tihti liikuvaid tegelasi, kellel on siis vaja ühe kliendi juurest teise juurde minna või
või siis ka lihtsalt oma mingit pereasju ajada, et sul on 3 last, kes on erinevatesse trennidesse vaja viia ja tuua ja panna, siis selle sättimine, et lähen õue, panen auto sooja, siis toon ühe väikse lapse, panen sinna istuma ja siis kutsun teised lapsed ja siis sätin koera pagassi ja ajan asju, et selle peale kulub korralik sükene veerand kuni pool tundi ära hommikul. Ja aeg on nagu see, mida me saame küll kindlasti firmade jaoks teha nagu seda ajaarvestust ja rahasse panna. Eraisikute jaoks on hästi lihtne, et aeg on see, mida sa enam tagasi ei saa, et vahet pole, et kui palju sul seda ära kulub, aga kui see kulub ära, siis seda sa enam sellel päeval nagu tagasi ei ole kuskilt saada. Ta on ühest küljest mugavusega, aga teisest küljest ongi see hindamatu väärtus, mida me tagasi ei saa, et või sa tõid selle lapse näite, et laps jääb haigeks, sellepärast et hommikul autol külm või siis sõidad trennide vahel või mingisugune tunnine paus on sul juba astub auto maha ja siis jälle 10 mintsi vaja sõita, siis tegelikult oledki kogu aeg külmas autos, külmetad seal ja ei ole kõige mugavam. Et selles mõttes on nagu väga õige ja point on sees. Aga kui nüüd tulla selle juurde, et mis need soojendused maksavad ja mis need hinnaklassid on, et kuidas seda õiget lahendust üldse valida, et mis siis minu autole kõige paremini sobiks tavatarbija jaoks näiteks? Tavatarbija koha pealt on kindlasti see, et tänasel päeval selleks on vaja professionaali abi, kes võtab selle tarbija käest siis info selle kohta, et millise sõidukiga on tegemist ja kindlasti uurib lisainfona, et kuidas seda sõidukit kasutatakse, mis on nagu selle inimese tegelikud harjumused sõitmisel, sõiduki kasutamisel, selle ütleme kasutusintensiivsus ja iseloom. Et see määrab seda, millist tüüpi soojendid on võimalik talle pakkuda, millist lahendust on mõistlik ja mis on kindlasti inimeste puhul raha versus kasu on üks asi, aga kasutussuutlikkus versus siis see, mida me maksame. Ehk et kui ma olen maksnud X summa mingisuguse lahenduse eest, siis ma ju tahaks, et see toimiks täpselt nii, nagu mulle on kõige kasulikum. Nagu ma ise tahan ja nagu ma olen seda ette näen. Et jämedalt võiks võtta mingisugused hinnaklassid, et elektriliste soojendite lahendused, mis on ka Eberspecheril olemas. See on siis Eberspecheri 220 voldi lahendus, mis on äärmiselt ökoloogiliselt tore, et fossiilseid kütuseid ei kasutata. Sa kasutad oma elektrivõrku sõiduki eelsoojendamiseks ja see on autonoomse soojendi siis elektriline vaste. Need on sellised mõnesajast eurost algavad lahendused. Ja autonoomsete soojendite puhul seal 1200–1400 eurost algavad lahendused. Miks need on algavad lahendused? Hinnaklass on väga sõltuv sellest konkreetsest automudelist, konkreetsest auto spetsifikatsioonist ja siis selle inimese tarbimise vajadustest. Ja. Üks asi, mis kindlasti mõjutab võrdlemisi palju hinda, on ka juhtimisseade, millega siis tulevikus hakatakse seda soojendit opereerima. Ma just tahtsingi küsida, et seal on ka päris suur osa, et kas me tahame seda, ma ei tea, puldist, lihtsalt taimeriga, millised need variandid seal on, et see hinnast moodustab päris suur osa. Jah, et hinnaklasside vahe on mitmekordne, et siin kõige lihtsamad, mida võiks ütleme tänasel päeval üldse nagu ratsionaalsena veel kasutada, on siis sellised miniregulaatori tasemel asjad, mis on põhimõtteliselt seisnevad töömasina opereerimisel nupu sisse lülitamisest ja oma temperatuuri paika valimisest, kuni siis üle veebi toimivate nutilahendusteni välja, kus sul on äpp, mille kaudu sa saad kas arvutist lülitada mõne töömasina sooja või siis oma nutikella pealt saad oma auto hommikul sooja panna või paati saata nii-öelda küttesõnumi, et nii nüüd hakkab nädalavahetus ja hetkest võiks nagu sooja olla, kui ma sadamasse jõuan. Et selle hinna, ütleme,
ulatus on jah siukesest 70 kuni mõnesaja euroni, aga see kõik sõltub sellest, mis on selle tarbija vajadused ja kuidas ta suudaks kõige rohkem endale kasu tekitada sellest juhtimisseadmest sõltuvalt. Kui sa siin seda ühte näidet tõid, siis mul tegelikult mainisid, et saab äpi kaudu käima panna, et siis mina isiklikult personaalselt on selline koht, kus ma alati nagu olen mõelnud, et oleks seda äpi kaudu lahendust vaja on see, kui on juhtumisi olnud mõni töölähetus või tööreis ja sul auto on lennujaama parklas talvel ja sa tuled nii-öelda, lennuk paneb rattad maha Tallinnas ja nüüd koroona ajal võib-olla mitte enam nii tihti, aga siiski, et kui rattad maha paned ja telefoni lennurežiimist välja võtad, siis tegelikult seni kuni lennuk veel ruleerib, seni kuni jõuad seal lennukist maha ja pagasi võib-olla võtta, siis on tegelikult oleks ju mõnus sooja autosse minna, mitte lennujaama ees külmetada tuulega ees aknaid kraapida, et see on lihtsalt minu personaalne kogemus selle osas, kus seda äpiga lahendust oleks nagu igatsenud. Sama on tegelikult on töömasinate puhul ka, et tänasel päeval, kui me traktorid või ka ütleme mõned muud eritehnikad, mille puhul ongi siis see, et enam-vähem umbkaudu võib-olla sa tead, mis kellaajal see jõudmine sinna masina juurde on või nii. Selle vastu nagu taimerid ja sellised lahendused ei aita, et aga kui sul on taskus telefon, mida sa niikuinii kogu aeg kaasas tassid, siis väga lihtne on vaadata sealt pealt, et mis on masina praegune temperatuur. Seal on -5 kraadi näiteks, ma panen ta sooja ja kui ma jõuan poole tunni või tunni aja pärast masina juurde, siis seal on täiesti normaalne töötemperatuur juba olemas. Töö läheb tund aega varem lahti sisuliselt, aga kui me võtame mingi metsamasina, siis tund aega metsas tööd, siis tähendab juba päris palju. Mõni koorem palki või mõni tihumeeter rohkem jälle lõigatud. Levi poole pealt kindlasti. Et Eberspeicheri kaugjuhtimine näiteks veebipõhine on roamingu põhimõttel üles ehitatud, seal on sisse ehitatud SIM-kaart ja see sobib nii õhk kui vedeliksoojenditele ja sa saad siis põhimõtteliselt maa all ja maa peal sõprade ja vaenlaste seas saad nagu soojendit käivitada ja see on kindlasti tänapäevasem ja ütleme mugavam lahendus, kui kõik eelnevad on olnud. Mida tuleb nende kõikide selliste süsteemide puhul meeles pidada, on see, et ükski selline üle õhu ja nuti ja siis muudest võrkudest sõltuv lahendus ei ole 100% töökindel, et esinevad mingisugused tõrked, millest võivad tekkida tunne, et see süsteem ei ole nüüd täiuslik või nii, aga tegelikkuses on see midagi sarnast nagu meie enda telefoni levi või mis iganes, et see on sellest sõltuv. Aga mis seal on siis see, et sul on vähemalt ülevaade olukorrast ja kindlasti, kui me võrdleme neid nutijuhtimisi pultidega või siis taimeritega, on kindlasti see, et sinu võime kasutada soojendit on oluliselt ja kordades suurem kui nendel lihtsamatel juhtimisseadmetel. Jah, see puldikagi, vaata kui sa puldist tahad teda lülitada, ta on võib-olla maja ees, aga oled sa korrus liiga kõrgel ja jällegi... Tänapäeval on jah hästi tüüpiline pultide, kõikide nende kaugjuhtimispultidega on mul endal näiteks oli ka isegi aiavärava puldiga oli nagu see, et tuleb auto aken lahti teha ja käsi välja panna, sellepärast, et autot on ise niivõrd signaale siis isoleerivad, aga ka kõik ehitused, mis meil tänapäeval on see, et seal on nii palju neid varjastusi sees, et lihtsalt signaal ei levi nagu. Ja taimer on see, et kui see on mingisugune siuke sõiduk kui masin, mida sa väga regulaarselt, väga täpselt teades õigel ajal kasutad, et siis seal on see kindlasti hea soodne ja funktsionaalne lahendus, aga see eeldab jah seda, et seda süsteemi teatakse täpselt. Mis kell sa lähed, aga tuleb mingi tõrge vahele, on juba jälle masin jälle küll, töötsükkel läbi. Okei, aga
veel mõne sõnaga, enne kui hakkame otsi kokku tõmbama, kui kaua ütleme, see soojendus kui seade selline üldse toimib, et mis seal kulub, kas seal vajab midagi hooldamist, palju see hooldus maksab ja kus nüüd hooldust nagu teha saab? Soojendite puhul on niimoodi, et tehas toodab nad selliselt, et 99% soojenditest on hooldusvabad oma ekspluatatsiooni ajal. Olemuselt ja ei ole ette nähtud, et sa regulaarselt pead seal midagi parandama või midagi välja vahetama või ümber tegema või mida iganes. Aga keskkonnamõjud on üks asi, mis siis viib nende rivist välja langemiseni ja siis teine asi on tarbimiskoormus. Kui me räägime eratarbimisest, siis normaalne on see, kui üks sõidukile paigaldatud uus soojendi kestab selle masina peal 7-8 aastat vabalt. Meie kogemus Eesti turul ja meie tolmuste teede ja soolatud igasuguste keskkondade ja kõige muu puhul on see, et kui on hästi paigaldatud soojendi, siis 7-8 aastat on niisugune isegi kehv tulemus. Et üldjuhul mingid esimesed mured ja ilmingud tekivad võib-olla esimese 7-8 aasta jooksul, et kui ta on hästi paigaldatud ja hea mudel soojendist, siis kuni 10 aastani toimivus on täitsa normaalne. Teine klass kasutajasid on siis kindlasti kommertskasutajad, kus soojendid saavad oluliselt rohkem vatti siis igas mõttes, et esiteks on keskkond võib-olla, kus nad töötavad, väga ekstreemne, hirmsasti tolmune või hirmsasti märg või siis ka näiteks masinad, mis töötavad ainult talvel, ainult külmatingimustes ja seal sellisel ajal näiteks nad töötavad ainult 24 tundi kogu aeg järjest. Just, et see töötundi tuleb rohkem. Ja kütus on hästi suur mõjutaja, et kui me räägime autonoomsetest soojenditest, siis kütuse omadused. Kütused on tänapäeval väga eriline keemia siis selles mõttes, et kõik, mis sinna sisse segatakse, ei ole tegelikult nagu teada ja see mõjub erinevalt siis põlemisprotsessidele ja kaasa arvatud segatakse siis ju kokku erinevatel aastaaegadel sinna veel lisandeid, kaasa arvatud siis muidugi veel lisaks tarbijate poolt. Et need on kõik küll tehniliselt nagu lubatud, aga need mõjutavad tööiga ikkagi, et kulumist ja kõike seda, et selles mõttes. Et sarnaselt ka masinatele endile mõjuvad need sellised asjad, aga lihtsalt seal on see, et selle tulemuseni võib-olla jõutakse hiljem või selle tõdemuseni, et midagi on nüüd nihu läinud. Just, et see tuleb tagantjärgi tarkusena, oleme me kõik ju oluliselt targemad. Aga ma ei tea, oleme juba omajagu rääkinud, tõmbame väikselt otsad kokku, et kui on Eberspächeri kaubamärgiga küsimusi, võib alati sinu poole pöörduda, mida Vihuri siis Eberspächeri kaubamärgi all pakkuma hakkame või millised meie tegevused on, kindlasti maaletoojana vastutame lao ja varuosade ja lisavarustuse eest, kindlasti siis tehniline tugi, saab sinu käest tehnilist tuge, paneme tööle ka tellimiskeskuse meie edasimüüjate jaoks ja ka siis seda eraklientide jaoks veebipoe kaudu, et see tellimine oleks võimalikult lihtne ja infot oleks võimalikult palju ja kindlasti ka üritame abiks olla järelteeninduse ja paigalduse koha pealt, et mis meie puhul kindlasti üheks plussiks on, et meil täna on 3 teeninduskeskust, kuhu saame varuosasid või süsteeme tarnida nii üle Eesti, et on siin Jüris, Türil ja Tartus ja samamoodi liigub meil üle Eesti täna 18 hooldusbussi, nii et saame olla tehniliselt ka abiks ja nõuks, et kohe kui me ise oleme ka endale need uue tootegrupi asjad selgeks teinud ja koolitused läbi, nii et ma usun, et sellega saame suhteliselt kiiresti joone peale. Tahad sa lisada midagi veel? Eberspächer on Eestis olnud juba
tänaseks 20 aastat. Meie majasisene kogemus, minupoolne kogemus on siis alates 2007. aastast. Ja kõige suurem tugi, mis meil on siis ja kõige lähem tugi on siis meie põhjapoolsed vennad. Et nende kogemus siis 50 aastat, et selles mõttes, et tühja koha pealt midagi tulnud ei ole. No just, et ma just tahaks ka selle nii-öelda, ütleme, brändi või üle nagu rohkem tuntuks teha või ütleme siis tuntust luua, et tegelikult ei ole nagu mingi no-name asjaga ja väga korralikud tooted, et julgustan kõiki meie nii-öelda kliente või potentsiaalseid kliente selle soojenduse teema peale mõtlema ja loomulikult ka kliima ja jahutuse teema peale, et see on, nagu me saates rääkisime ka, hästi lai valdkond, nii et võtke meiega kindlasti ühendust ja leiame teile sobiva lahenduse. Aga ma arvan, et tõmbame tänaseks otsad kokku. Mina omalt poolt tänan kuulamast ja kindlasti samal teemal räägime ka tulevikus. Aitäh! Kuulmisele!